Okei, aga tere, 9. klass, võtke palun vihikut lahti. Natukene siis kordame, mida me tänaseks päevaks õppinud oleme. Nii et siis on siin üks tarbija. See tarbija on igasugune elektriseade, mis tarbib elektrienergiat. Soojapuhur, föön, elektrimootor, arvuti, mikrolaineahi, telekas, telefon, mida iganes. Kõik, mis tarbib elektrienergiat, tähistame siis sellise märgiga. Ja mida me oleme tänaseks päevaks õppinud? Õppisime, et tarbija otstest on võimalik mõõta pinget. Seda me tähistame U-ga ja mõõdame voltides ning on võimalik ampermeetriga mõõta siis tarbijat läbivat voolutugevust. Seda me tähistame I-ga. Ja kui me teame pinget, mis oleks näiteks 230 volti ja voolutugevus, mis läbib seda elektriseadet, oleks näiteks 10 amprit, siis saaksime välja arvutada ka tarbija takistuse. Nii, pinget saame mõõta, voolutugevust saame mõõta, takistust ei ole võimalik mõõta, takistust on võimalik ainult arvutada. Aga siin me kasutame valemit nimega Ohmi seadust ning I on võrdne U jagatud R-iga. Ja siit valemist R on U jagatud I-ga. Ehk siis takistust saame arvutada ja see on 220 volti jagatud 10 ampriga. Saame 22 ohmi. Ja paneme need 22 ohmi siia kirja. Aga see on selline 1 tunni kordamine ja lisaks oleme me eelmisel tunnil teiega õppinud ka juhtme takistust. Millest sõltub juhtme takistus? Ja õppisime teiega, et juhtme takistus sõltub 3 asjast. Esimene on juhtme materjali eritakistus, juhtme pikkus ja seda me jagame siis juhtme ristlõike pindalaga S-iga. Ja kuna enamus juhtmetel ristlõike pindala on ring, siis selle ristlõike pindala on tavaliselt kas pi R ruudus või siis pi korda diameetri ruut jagatud 4-ga. Ja palun pane kirja elektriseadme töö ja võimsus. Nagu ikka, elektriseade on siis suvaline tarbija. Töö, tuletame meelde eelmine aasta, kuidas me tööd tähistasime. Aga ja võimsust eelmisel aastal tähistasime N-iga. A on siis kasutatud energia ja N on energia kasutamise kiirus või töö tegemise kiirus. Mitu džauli tööd teeb seade 1 sekundis. Tööühik oli džaul, suur jott, ja võimsuse ühik oli suur 2V vatt. Ja alustame väga lihtsast elektriseadme võimsusest. N. Võtame selle eelmise elektriseadme näide. Pinge elektriseadme otstes oleks 230 volti ja voolutugevus, mis seda elektriseadet läbiks, las olla 10 amprit. Ja võimsuse valem on ülimalt lihtne. Jäta meelde nui. N võrdub U korda I. Ja võimsust on võimalik nii arvutada. Võimsus oleks sellisel juhul 230 volti korda 10 amprit ja saame 2300 vatti. Ehk siis 2300 džauli sekundis tarbib selline elektriseade. Ja koduste elektriseadmete jaoks see on päris palju. 2000 vatti ehk 2300 vatti ehk 2,3 kilovatti tarbivad sellised seadmed nagu soojapuhur, elektripliit, võimsam tolmuimeja
et need on üpris võimsad elektriseadmed. Ja kuna nad on võimsad, siis nende kasutamine on ka kallim elektrienergia hinna arvelt. Nii, aga veel järgmine valem oleks ka töö. Kuna võimsus on töö tegemise kiirus, siis töö on võimsus ehk töö tegemise kiirus korda töö tegemise aeg. Ja näiteks teame, et selline elektriseade töötab, ütleme 5 tundi. Aeg on 5 tundi. Ja kui me nüüd 5 tundi sekunditeks teisendame, saame 18 000 sekundit. Ja töö arvutamine on ka siis lihtne, see on võimsus 2300 vatti korda 18 000 sekundit. Saame 41 400 000 jouli, mis oleks 41,4 megajouli. 41 400 000 jouli on sama, mis 41,4 megajouli. Nii, mina soovitan jätta need 2 valemit väga lihtsa lausega meelde. Anton tuleb nuiaga, siis A võrdub N korda T ja N võrdub U korda I. Ja teeme lahti tööleht, mida leiate tunni kirjeldusest. See on teisel leheküljel ja loeme erinevate elektriseadmete infosilte. Et mis me siin kasulikku leida saame? Vaatame siis, siin on minu kodus oleva arvutimonitori laadija infosilt. Et meil on siis nagu pistikupesa. Pistikupesaga on ühendatud laadija. Laadijaga siis on ühendatud monitor. Nii, ja elektrienergia tuleb siis laadijasse sisse ja läheb laadijast välja monitorisse. Ja hakkame lugema. Nii, mis me siit siis näeme? AC-DC adapter, mida iganes see tähendaks, siin mingeid numbreid ja infot siin pole, siit me ka ei saa mingit infot. Siit ka mingi fuente de alimentación, sitevoi adapter, mingi mudel ja siis hakkab huvitav asi pihta. Input, mida see tähendab input? See on info elektrienergia kohta, mis läheb selle tarbija sisse. Nii, input 100 kuni 240 volti. Mida see tähendab? Et seda adapterit võib kasutada pinge juures, mis on vahemikus 100 kuni 240 volti. Milline on meie Eestis pistikupesades pinge? 230 volti. Nii et see U1 ja I1, see on see pinge ja voolu tugevus selle elektrivoolu kohta, mis tuleb selle laadija sisse. Kuidas arvutame takistus? Vaatame, meil on voolu tugevus, meil on pinge, saame arvutada takistust, kus R on U jagada I-ga. Jagame U I-ga, saame 230 oomi. Kuidas me võimsust arvutame? Väga hea. U korda I. Vaatame, mis meil U on. U on 230, I on 1 amper. 230 volti korda 1 amper on 230 vatti.
ehk siis võimsus, elektrienergia võimsus, mis tuleb selle seadme sisse, N1 on 230 vatti. Ja nüüd vaatame, mis tuleb sellest seadmest välja. Output. Välja tuleb elektrivool ning pingega 14 volti. U2 on 14 volti ning voolutugevusega 2,86 amprit. Siin meil vedas ning on olemas ka väljund võimsus 40 vatti. Ja väljund takistus oleks siis 14 volti jagatud 2,86-ga. See on 4, no paneme 4,9 kirja. Oomi. Nii, aga nüüd vaata, mis on huvitav. Huvitav on see, et selle laadija sisse tuleb elektrienergia võimsusega 230 vatti. Aga välja tuleb elektrienergia võimsusega 40 vatti. Kuhu ülejäänud 190 kaovad? 40 vatti on see tarbimine, mis läheb monitorisse. See need 40 vatti lähevad monitori sisse, siia. Siia tuleb 40 vatti, ehk põhimõtteliselt see on monitori maksimaalne võimsus. Laadija sisse tuleb 230. Kuhu kaob 190? Jaa, mida sa oled tähele pannud? Mis juhtub tavaliselt laadijaga, kui see laeb? Läheb kuumaks ja see ongi see energia kadu, mis kaotsi läheb. Ja kaotsi läheb siis N2, see oleks N1 miinus N2 ja see on 190 vatti. Ja palun pane kirja, et 190 vatti on see energia, mis läheb soojusena sellest laadijast välja. Sest soojeneb päris palju. Nii. Pange palun lõpuni kirja ja võtame järgmine väike peatükk läbi. Nii, ja meil on siis selline valem nagu töö võrdub võimsus korda aeg. A võrdub N korda T. Mis on 1 sekund sinu jaoks? Mitte midagi. Ja seetõttu, kui tegemist on selliste koduste vahenditega, siis aja ühikuks, pane palun kirja, on 1 tund. Ja võimsuse ühikuks koduste vahendite puhul on 1 kilovatt, tund ja kilovatt. Ja kui sa nüüd oma vahel korrutad N ja T, siis sa saad tööd. Aga kui sa võtad N-i ühikuks kilovatt ja aja ühikuks võtad tunni, siis tulemuseks sa saad 1 kilovatt tund. Tulemuseks sa saad 1 kilovatt tund. Kui sa kasutad siis nagu mugavaid ühikuid. No, mis see 1 kilovatt tund oleks? See oleks ju 1000 vatti korda 3600 sekundit ning tulemuseks tuleks 3 600 000 džauli ehk 3,6 megajouli. Pane siis kirja, et 1 kilovatt-tund. 1 kilovatt-tunni kasutab elektriseade võimsusega 1 kilovatt ja töötab 1 tunni jooksul. Kui sa kodus paned käima elektriseade võimsusega 1 kilovatt ja see töötab 1 tunni jooksul, siis ta tarbib 1 kilovatt-tunni. Või siis alternatiivina võime kirja panna
elektriseade võimsusega 0,5 kilovatti ehk 500 vatti tarbib elektrienergiat 1 kilovatt-tund 2 tunni jooksul. Et kui sa nüüd need omavahel korrutad, siis igal pool sa saad 1 kilovatt-tunni. No nii, aga kui me vaatame elektrienergia hinda, vaatame siin, mina lähen Eesti Energia äppi, kust ma siis loen elektrienergia hinda täna minu kodus. Mina siit loen välja 0,21 eurot kilovatt-tunni eest. 1 kilovatt-tund maksab 0,21 eurot, mis on 21 senti 1 kilovatt-tunni eest. Ja nüüd kujuta ette, meil on üks võimas elektriseade, nagu näiteks soojapuhur. Soojapuhuri võimsus on 2200 vatti ehk N on 2,2 kilovatti. Ja paneme see soojapuhur tööle. No mitmeks tunniks me soojapuhuri tööle paneme? Pakkuge. 3 tundi. Paneme 5 tunniks seda tööle. Teades, et 1 kilovatt-tunni hind on 0,21 eurot kilovatt-tunni eest. Paneme see kõik kokku, pane kirja valem. Elektrienergia kogu hind on võimsus korda aeg ja korda hind. Ehk meie jaoks soojapuhuri kasutamine läheb maksma 2,2 kilovatti korda 5 tundi ja korda 0,21 eurot kilovatt-tunni kohta. Ja saame 2,31 eurot. See on soojapuhuri töö 5 tunni kohta. Aga kujuta ette, kui sa kasutad seda terve kuu. Ja mitte 5 tundi, vaid 10 tundi päevas. 10 tundi päevas oleks juba 4,62 eurot. Ja kui sa veel seda terve kuu kasutad, palju tuleb? 138,6 eurot. Et elektriküte ongi väga kallis. See kõik maksab. Nii, okei. Palun lahendage siis tunnikirjelduses olevaid ülesandeid elektrienergia ja seadme võimsuse kohta ja näeme järgmisel tunnil.